See on see mees, keda kõik teavad, aga vähesed on näinud. Karl-Toomas Kallasmaa, Paide linnameeskonna sotsiaalmeedia spetsialist, kes eriti aktiveerub mängupäevadel ja euromängudel. Karl, milline sinu lugu on, kuidas sa Paide linnameeskonna juurde jõudsid? Lugu on kaunis selles mõttes perekondlik. On viinud väga lineaarset viisi pidi mind siia klubi juurde. Ise suure jalgpallifännina väga orgaanilist teed pidi jõudnud siia telefoniaparatuurika taha, mis on andnud mulle klubi sees sellise pisikese, aga ise enda jaoks olulise ja kindlasti meie tuhandete fännide jaoks ka olulise rolli, kus ma saan siis teha matšidest, trennidest ja kõigest muust kulisside tagusest ülevaateid. Sellised kompaktsed, toredad, lihtsad. Ja see kvaliteet ei tule nagu tühja koha pealt. Sinu igapäevane töö on reklaamiagentuuris taevas. Nii on jah, et turundusmaastik kui selline on alates ülikooli õppest olnud minuga. Ehk et tänaseks ma pean seda valdkonna spetsiifilist tegemist circa 5-6 aasta pikkuseks, aga loomulikult igasugused loovad tegemised on kogu elu vältel olnud südamelähedased need. See, mida täna võimaldab mul teha Paide, mida võimaldab mul teha taevas, on selles mõttes põhimõtteliselt hobist on saanud töö, ütleme siis niimoodi. 2 aastat järjest oma napid puhkusepäevad, nädalad veedad sa Paide linnameeskonnaga eurosarjas ringi rennates. Möödunud aastal läks trett nagu päris pikaks. Ja mis sellel aastal saab, kui peaks sama juhtuma? Kas tuleb puhkust juurde küsida? Üritame loovalt läheneda, et eks heade ülemuste omamise privileeg on see, et kõik on loodetavasti läbi räägitav, ehk et minu tõepoolest antud 2-nädalane puhkus, mis siin on 2 päeva tagasi alanud, läheb suuresti esimese konverentsiliiga eelringi alla. Kui me siit edasi läheme, siis on loomulikult vaja minna vastu teisele ringile ja potentsiaalselt 3. ja kuni siis grupifaasideni välja, nii et katsume seda aega leida. Tööandja on kursis sellega, et mul üks niisugune tugev lisahobi ja pisitöökoht on, nii et loodetavasti võimaldatakse mul koos tiimiga siis taaskordset legendaarset teekonda kaasa teha. Okei, KT. Stoorid ja reelsid ei tee ennast ise? Ei tee. Nii, ja järjekordne mees sarjast Paidekad kaadri tagant. Meeskonna manager Martin Kase täna üsna vastuvaidlemist mitte sallival toonil anti sulle lõunasöögi ajal teada, et trenni on kehasid vaja. Ja nagu me näeme, tiimmanageril putsad jalas. Mis sa tegid? Aitasin meestel siis vajalikke harjutusi läbi viia, et oli vaja liikuvat mannekeni trenni põhimõtteliselt. See on endiselt käpas, see liikuva mannekeni roll, ütleme. Jah, kui vaja siis ikka. Silmanurgast jälgisid ka teises väljaku ääres tegutseva Gerdi tegemisi. Hinnang 5 palli skaalal Gerdi hetkevormile? Nagu Gert ütleb, siis klass on igavene ja vorm on, jah, nagu me teame. Okei. Aga nüüd, kui on pisut vähem kui aasta pausi olnud suurest jalgpallist, siis kumba tööd Martin Kase täna kallimaks peab? Kas see tiimmanageri töö või see, kuidas sa ütlesid, liikuva mannekeni? Eks ikka. Hetkel on rõhk manageri tööl ja vaatamas. Oma lõbuks ikka vahest tuleb mängida. Okei, kuidas seni reis, ütleme siis tiimmanageri seisukohalt nagu sujunud on selles mõttes just, et meil oli tegelikult sekeldused algasid juba Riia lennujaamas ja natukene seda ärevust seal oli, aga kuidas üldiselt läinud on? Ma arvan, et väga positiivselt, et kui me täna siia
fääridele jõudsime, siis mehed on nüüd saanud puhata enne esimest trenni ja nüüd on niisugune vaja rütmi sisse saada põhimõtteliselt, keha käima saama. Nii, ja lõpetuseks palun nüüd rahvale ka siit umbes 45 meetri kaugusel on värav, palume selle palli panna sinna ristnurka. Ristnurka? No proovime. Ei läinud, seekord ei läinud veel. Jäid aeda sisse või? Jaa, jäi. Okei, nii et kokapudelid jäävad seekord ostmata. Jah, aitäh. Come on, Gert. Gert, ma päris lõpuni kindel ei ole, kas ma tahan teada, mis siin toimub, aga ma ikka küsin, mis toimub. Fitness. Fitness kulub ära, olid... 2 kuud läheb aega, siis on tagasi vormis. Martin väljendas just seda ametit, mida te siin kahekesi pidasite liikuva mannekini rolliks. Hindad sa selle termini õigeks või? Martin on manneken, jah. Ma olen ikkagi mängumees. Kas mängumees ei karda, et Tarmo Kingi saatus võib tabada spordidirektor trennis? Või pahandus tulla? See on pahandus, jah. Aga õnneks ma ei treeni eriti. Ma lihtsalt seisan. Seal, kus vaja, õiges kohas. Aga tõsisemal lainel ka. Martini käest küsisin, kuidas tiimmanageril seni reis on läinud spordidirektori vaatenurgast. Kuidas elu on? Pigem on hästi sujunud, et lennud läksid hästi, kõik asjad tulid kohale, välja arvatud siis turundusjuhi oma, mis tegelikult pidigi nii minema, nagu arvata võis. Pärast seda tuli palju lugusid sotsiaalmeediasse sellest, kuidas kõik on pahad, aga saame hakkama. Väljak hea, ilm hea, hotell hea, mehed on heas soonuses ja täna match day -2 treening, homme mängueelne ja oleme lahinguks valmis. Okei. Liina, annan kampsi tagasi sulle.